Ma olen oma elus olnud 2 korda lastehaiglas, niimoodi pikemalt, ja lastehaigla on päris üksildane paik ja ükskord mul sattus üks selline arst, kes ütles, et natukene kergem oleks mõtle ühe koha peale, kus sa oled olnud päriselt õnnelik, kus sul on olnud nii hea olla, et sa unustad kõik muu ära. Ja sellest hetkest on minu elus üks pilt, kuhu ma alati lähen, kui mul on raske, ja see pilt on minu vanaema, vanaisa, minu isa lapsepõlve kodu. See on üks puu Heinamaa serval, kus siis 3 küljes on mets ja 1 küljes on vana saun. Ja ma saan aru, et see pilt on lihtsalt nii suur osa sellest, kes mina olen ja mis on see osa minus, mis on rahulik, harmooniline, õnnelik. Ja ma olen märganud, et minu lastel, kes on ju tegelikult linnas üles kasvanud, nagu ka mina, kui on stressirikkam periood, kui on midagi, mis ajab närvi, teeb murelikuks, siis nad ütlevad kohe, et palun lähme maale. Kas me saaksime kuidagi palun maale minna? Ehk siis see osa loodusest, mis päriselt maandab, on tegelikult füüsiliselt tuntav. Ja kui ma mõtlen, et minu lastel võib-olla kunagi ei ole seda pilti või see pilt on selline, et 1 küljes on saun, aga 3 küljest on lageraie, siis see pilt teeb mind väga kurvaks. Aga ma pean ütlema, et minul on see koht, kuhu ma saan ka oma lapsi viia, on tänu sellele, et minu perekonnas on mitmendat põlve metsnikud, ehk siis inimesed, kes tegelikult muuhulgas ka majandavad metsa. Lihtsalt küsimus on, nagu ikka elus, et mille nimel see kõik. Metsa on võimalik ka majandada, isegi niimoodi majandada, et sinna tekib vääriselupaik, nagu me täna teame seal minu isa kodukandis. Aga küsimus on, kas ma teen seda ahnusest või ma teen seda armastusest ja tulemus on väga erinev.